kuivõrd mereplaneerimine on eriti ideaalis peab olema väga igakülgne kõigi merega seotud valdkondade omavaheline sidumine viisil, mis aitab samas ka merekeskkonda parandada, siis olen mina ka koostöös Maailma Looduse Fondi kolleegidega väga pikalt rääkinud sellest, et meri vajab planeerimist, mere sihipärane kasutamine ja mere igakülgne kaitse on omavahel seotud ja selleks, et need oleksid seotud ka ruumiliselt, on mere planeerimine vältimatu. Eesti mereala planeeringu koostamisel oleme jõudnud kooskõlastamise ja avalikustamise etappi. Selleks, et huvirühmadel oleks lihtsam planeeringulahendusega tutvuda ja erinevaid täpsustusi jälgida, oleme koostanud koostöös ekspertidega tutvustava video, kus keskendume peamistele täpsustustele, mida mereala planeeringus tehtud on. Esmalt taustainfoks. Eesti mereala planeering käsitleb kogu Eesti mereruumi, nii territoriaalmerd kui ka majandusvööndit. Tänaseks on 2 mereala planeeringut juba kehtivad. Hiiumaad ümbritsev mereala ja Pärnumaad ümbritsev mereala on pilootprojektidena tehtud ja kehtestatud. Need 2 mereala planeeringut jäävad kehtima ka pärast Eesti mereala planeeringu kehtestamist. Seega Eesti mereala planeeringuga neid nii-öelda üle ei planeerita. Hiiu mereala puhul tuleb silmas pidada, et see on tühistatud tuuleenergeetika osas Riigikohtu poolt, kuid ülejäänud teemades on mereala planeering siiski veel kehtiv ja jääb kehtima ka edaspidi. Mereala planeering käsitleb kõiki erinevaid merekasutusi. Sellel slaidil näete seletuskirjast välja toodud teemasid erinevate merekasutuste osas. Eesti mereala planeering annab kõigile merekasutustele suuniseid ja tingimusi. Näiteks antakse järgmisele etapile ette konkreetsete uuringute koostamise kohustused, ekspertide kaasamise kohustused ja koostöökohustused. See toob tänase üksikotsustel põhineva praktika muutuse, kuna pärast planeeringu kehtestamist on olemas nii üldpõhimõtted kui ka selged suunised ja tingimused, kuidas tegevusi ruumiliselt kavandada saab. Mereala planeeringut koostades teeme ka piiriülest protsessi paralleelselt siseriikliku protsessiga. Mereportaali ingliskeelselt lehelt saab täpsemat infot, millised etapid piiriüleses protsessis on olnud. Viimasel piiriülese protsessi etapil tegid ettepanekuid rootslased, soomlased, lätlased ja leedukad. Ja esitati ettepanekuid peamiselt rahvusvahelise laevaliikluse küsimustes ja vesiviljeluse küsimustes. Tegime ka kahepoolset koostööd lätlastega nendes küsimustes ja tõusetunud ettepanekute põhjal tehti täpsustusi planeeringumaterjalides. Mereportaali ingliskeelselt lehelt saate kokkuvõtlikult üle vaadata esitatud ettepanekud ja nendele vastused. Mereala planeering ei määra kalakasvatusteks konkreetseid sobilikke alasid ja seda ennekõike sellel põhjusel, et avamere kalakasanduste tehnoloogia on alles väga kiirelt arenemas. Kui me paneks kalakasvatusalad kaardile, siis selliste alade määratlemine võib põhjendamatult piirata sellist inimmajanduse arengut, millel on neutraalne või isegi positiivne mõju keskkonnale. Küll toob planeering selgelt välja kalakasvatusi välistavad alad ja annab selgelt tingimused, kuhu kalakasvatusi rajada ei saa. Ehk siis kalakasvatuste arengut suunatakse suuniste ja tingimuste kaudu. Näiteks tuleb vältida kalakasvatuste rajamist laevateedele, varjumis-, ankru- ja kaadamisaladele, kaitstavatele loodusobjektidele ja kalastiku jaoks tundlikele aladele. Selliste alade hulka kuuluvad kalade kolmalad või ka need merealad, kus sügavust on vähem kui 5 meetrit. Vesiviljeluse teema all käsitletakse ka uudseid suundi, karbi- ja vetikakasvatust. Tegemist on selliste tegevustega, mille käigus tekitatakse meile kohalike karbi- ja vetikaliikidele soodsaid kasvutingimused ning saagi koristamisel eemaldatakse meres suurel hulgal toitaineid. Seetõttu ongi
vetika- ja karbikasvatuste näol tegemist merekeskkonna seisundit parandavate tegevustega. Aga kuna tegemist on uudse valdkonnaga ning inimeste teadlikkus karpide ja vetikate kasvatamise kohta on väga väike, siis mereala planeeringu käigus kaardistatigi selliste vetika- ja karbikasvatuste looduslikku kasvupotentsiaali. Ja sellel kaardil siin on punase värviga näidatud meie meres kõige paremini kasvava karbiliigi, söödava rannakarbi head kasvukohad. Ja järgmisel pildil on näha kollase ja punase värviga praeguse aja kõige perspektiivsema söödava vetikaliigi vulva kõige paremad kasvukohad. Loomulikult võib vetika- ja karbikasvatusi arendada ka väljaspool suure ja mõõduka potentsiaali kalasid, kuid seal ei pruugi see ebasoodsate kasvutingimuste tõttu olla majanduslikult otstarbekas. Ja lisaks eelpool olevatele kaartidele siis suunatakse karbi- ja vetikakasvanduste arengut ka suuniste ja tingimuste kaudu. Koostöös Muinsuskaitseametiga kavandab planeering säilitusalad arheoloogilistele leidudele ehk vrakkidele. Alade määramise eesmärgiks on tagada ilmsiks tulnud veealuste kultuuriväärtustega asjade säilitamine olukorras, kus neid ei ole võimalik säilitada oma algses asukohas ega ka konserveerida, hoiustada või eksponeerida muuseumi kogudes. Vrakkide teisaldamine tuleb kõne alla siiski ainult põhjendatud juhtudel. Tegemist ei ole kindlasti kohustusega, vaid vastupidi, eelistatud on mälestiste säilitamine just algses asukohas. Kuid kui tegemist on näiteks sadamate süvendustöödega või muude hädavajalike tegevustega, siis võib teisaldamine siiski vajalikuks osutuda. Enne vrakkide teisaldamist tuleb läbi viia leiukoha alvearheoloogilised eeluuringud, et välja selgitada asja seisukord, see, kas teda üldse teisaldada saab, samuti arheoloogilise kihi ulatus. Juhul, kui vraki seisukord võimaldab selle teisaldamist, tuleb leiukohal teha alvearheoloogilised väljakaevamised. Täiendavalt vrakkide uputusalad on siis määratud lisaks veel siis Tallinna lahte ja ka Abruka ja Ruhnu saarte lähistele. Tuulikute suur ja kaal on pidevalt kasvavad, seetõttu tuleb meil mereala ruumilise planeeringu tuuleenergeetika arendamise lähtekohtade puhul alati silmas pidada seda, et planeeringu kehtivusperiood on 15 aastat ja tuulikute suuruse puhul peame siis silmas pidama jätkuvaid trende tuulikute arengus. Planeeringu peamiseks lähtekohaks tuulikute tipu kõrguse osas on see, et tuulikute tipu kõrgus merepinnast tiiviku laba kõige kõrgema punktini võib ulatuda suurusjärguni 300 meetrit ja kuna tuuliku kõrgus ning tiiviku läbimõõt on omavahel üsna tihedalt seotud, siis tiiviku läbimõõduks hindame planeeringuperioodi jooksul tiiviku läbimõõdu kasvu läbimõõduni 250 meetrit. Selliste tuulikute eeldatav nimivõimsus võib ulatuda kuni 20 megavatini. Tuulikute vundamendi tüübiks suurima tõenäosusega kujuneb madalatel merealadel gravitatsiooniline vundament, kuid tuuliku mereala planeering ei välista keskkonnamõjult sellega teisi sarnaseid lahendusi. Nii võib teatud tingimustel ka tuulikuid rajada merepõhjaga kindlalt ühendatud variantide puhul, kas siis vaivundamenti, kolmjalgvundamenti või sõrestikstruktuuriga tuuliku vundamente. Aga ei ole välistatud, et ka selle arenguperioodi jooksul rajatakse mõnel alal ujuvvundamente.
Küll aga tuleb alati eeldada seda, et tuuliku vundamendi keskkonnamõju ei tohi olla suurem, kui oleks seda gravitatsioonivundamendi puhul. Gravitatsioonivundamendi eeldatav läbimõõt merepõhjas oma kõige laiemas osas jääb kavandatud tuulikute ja mereala planeeringu kehtivusperioodi jooksul alla 100 meetri ja suure tõenäosusega ka enamasti kuni 60 meetri piiridesse. Küll aga tuleb silmas pidada, et vundamendi läbimõõt on otseses sõltuvuses vee sügavusest tuulikupargi rajamiskohas ning samuti tuuliku võimsusest, tuuliku kõrgusest ning tiiviku läbimõõdust ehk siis sõltuvuses jõududest, mis avalduvad tuuliku ülaosas. Tuulikute omavaheline vahemaa tuulikupargis jääb eeldatavalt vahemikku 4–7 tiiviku diameetrit ja arvestades tänapäevaseid meretuuliku rootori läbimõõte, siis minimaalselt on see vahe 800 meetrit. Ja tuleneb tuulikute omavaheline vahekaugus tuulikupargis sellest, et alati töötav tuulik võtab õhust ja tuulest osa energiat ära ja varjutab selle kaudu endast allatuult jäävaid tuulikuid. Tuulikuparkide omavaheline minimaalne kaugus on 8 hiljem lisandunud tuulikupargi tiiviku diameetrit, aga minimaalselt 2 kilomeetrit. Kui algselt on rajatud esimene tuulikupark ja tema naabrusse tahetakse rajada täiendavaid tuulikuparke, siis juhul, kui naaber uuema tuulikupargi tiiviku läbimõõt on suurem kui algses tuulikupargis, siis aluseks võetakse reegel, et tuulikuparkide omavaheline vahemaa on minimaalselt 8 hiljem lisandunud tuulikupargi tiiviku diameetrit. Kui hiljem lisandunud tuulikupark on aga väiksema tiiviku läbimõõduga kui algses tuulikupargis, siis lähtutakse reeglist, et tuulikuparkide omavaheline vahemaa on 2 kilomeetrit. Eesti mereala planeeringus valitud tuuleenergeetika tootmiseks sobilikel alade paiknevad tuulikud saavad olema rannikult nähtavad. See tähendab seda, et merevaadetes toimub visuaalne muutus. Kui võtta nüüd siis siin joonisel nähtaval sinise viirutusega alad, need on siis need tuuleenergeetika tootmiseks sobilikud alad ja kui selle ala välipiirist hakata vaatama siis maismaa poole, siis 20 kilomeetri raadiuses selle ala välispiirist on see ala, kus kohas tuulikud on nagu väga hästi nähtavad ja siis seda nimetatakse siis suurima mõjuga tsooniks ja sealt edasi 20–50 kilomeetri raadiuses on ala, mis on siis tuulikute nähtavusala ehk siis see ala, kus kohas siis selge ilmaga inimsilm on võimeline tuulikuid nägema. Eestis ei ole võimalik merre rajada tuulikuid selliselt, et need kaldatul üldse näha ei oleks, kuna meri läheb kiiresti sügavaks ja seetõttu kaugemale tuuleparkide rajamine ei ole võimalik. Küll aga saab öelda, et tuulikute visuaalne mõju on subjektiivne. Antud juhul siis kvalifitseerib muutusvaadetes ja sellega kaasnev mõju sotsiaalseks häiringuks, mida on mereala planeeringu mõjude hindamise raames hinnatud planeerimisseaduse kohase sotsiaalse asjakohase mõjuna. Tuulikute nägemisest tekib visuaalne mõju, piltlikult öeldes siis arvamus, kas tuulikud on head või on nad neutraalsed või nad on halvad, sõltub vaataja subjektiivsest tajust ja tema eelnevast kogemusest. Samuti vaatluspunktide või vaadetele omistavate kultuuriliste väärtuste olulisusest
maastiku kvaliteedist, vaadete muutuse ulatusest ja väga paljudest teistest faktoritest. Visuaalse muutusega kaasneva sotsiaalse häiringu leevendamiseks on Eesti mereala planeeringus määratud tuuleenergeetika tootmiseks sobilikud alad, seatud konkreetsed tingimused ja suunised, samuti uuringud ja analüüsid ja muud jätkutegevused, mis on kohustuslikud loamenetluses läbi viia. Hoonestusloa etapis visuaalsete mõjude hindamise hõlbustamiseks on Rahandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötanud siin pildil näha oleva juhendmaterjali. Ja loamenetluses tuleb sellest juhendmaterjalist lähtuvalt visuaalseid mõjusid hinnata või tuleb kasutada mõnda samaväärset visuaalsete mõjude hindamise juhendmaterjali. Kokkuvõtlikult saab öelda, et Eesti mereala planeeringus on seotud raamistik, mis tuleb loamenetluses aluseks võtta. Ja loamenetluse ajal, näiteks hoonestusloa menetluses, on see hetk, mil selgub tegelik tuulikute nähtavus ja tegelik nende visuaalne mõju. Ja iga konkreetse tuulepargi nähtavuse vähendamise võimalused, sotsiaalse häiringu tingimuse talumise või kompenseerimise vajadus tulebki välja selgitada iga konkreetse tuulepargi hoonestusloa menetluses uuringute alusel, arvestades asukoha eripära ja tuulikute tehnoloogilisi lahendusi. Hoonestusloa menetluses selgub, kui palju, milliste parameetritega tuulikuid ning kuhu täpselt on võimalik neid Eesti mereala planeeringus valitud tuuleenergeetika tootmiseks sobiliku ala sees paigustada. Nagu ma juba mainisin, üks võimalus on ka sotsiaalsete häiringu kompenseerida teatud juhtudel, kui teda ei ole võimalik leevendada, aga vajalik on. Et selleks puhuks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hetkel töötab välja kohaliku kasu instrumenti, mille eesmärk ongi just nimelt kompenseerida tuuleparkidega seotud häiringuid selleks, et kohalike elanike ja ka kohaliku omavalitsuse talumishuvi oleks suurem. Mõjuhindamise aruannet täiendati kalade peatüki osas, kus varasemalt erinevalt lisati paremad visuaalid kalade potentsiaalsete kudealade osas ja see info pärineb Helcom projektist, kus varasemalt meil olid kalade kudealade info, aga mitte nii hea visuaalina. Ja kalade kudealade visuaal sai täiendatud erineva 6 potentsiaalse kala kudealade osas. Lisaks täiendati kalade peatükki tekstiliselt ja lisati ja korrigeeriti keskkonnameetmeid kalasid puudutavate teemade osas, et anda täpsemaid suuniseid hoonestusloa tasandile. Aga suuremaid muutusi ja järeldusi kalade peatükk ei sisaldanud. Järgmiseks muudatuseks mõjude hindamise aruandes või täienduseks oli nahkhiirte temaatika, sest 2021 on valminud lisauuring, täiendav uuring nahkhiirte teemal, kus on läbi viidud merealal täiendavad nahkhiirte kaardistused ja nimetatud kaardistus näitas seda, et Liivi lahes Kihnu-Ruhnu suunal on väga selge nahkhiirte ränne. Seega sai mõjuhindamise aruannet täiendatud ja lisatud nii skemaatiliselt kui tekstiliselt täiendused, et nii Liivi lahes Kihnu-Ruhnu suund kui Saaremaal üle Sõrvesääre nahkhiirte suund on võrdväärsed nahkhiirte eeldatavad rändekoridorid, millega tuleb planeeringu lahenduses ja jätkutegevuste puhul arvestada. Ja lisatud ka
sellest lähtuvalt täiendavad meetmed nahkhiirte peatükki. Kõige olulisemad täiendused mõju hindamise aruandes puudutavad linnustikku. Ka siin oleme parandanud eelkõige visuaali, sest meil oli varasemalt juba mõju hindamise aruandes käsitlusena 2019 sensitiivsete alade käsitlus, kus merealal on lindude jaoks olulised mereala lindude rändekoridorid, peatumis- ja puhkepaigad, mida tuleks vältida, mis on kaardil kujundatud roosana ja välja pakutud sobivad, ornitoloogiliselt siis sobivad tuuleenergeetika alad. Eelmise avalikustamise käigus selgus, et me visualiseerisime lisaks sellele sensitiivsetele aladele maismaalindude rändekoridorid, mida sensitiivsed alad varasemalt ei sisaldanud, mis tekitas segadust. Seega on skemaatiliselt parandatud visuaali kõikide huvigruppide jaoks, et tuleksid selgemini välja, kus on nii maismaalindude põhilised rändekoridorid kui merelindude põhilised rändesuunad. Et aitaks paremini mõista, milliseid alasid kindlasti välistada ja vältida. Mõju hindamise aruanne juba eelmise avalikustamise perioodil tõi välja Liivi lahe tuuleenergeetika ala puhul soovituse vähendada ala tulenevalt Liivi lahes siis Kihnu-Ruhnu suunalisel maismaalindude rändekoridori alal, ala number 1, mis on siis tähistatud siin punase nurgaga, et ei tekiks kattuvust. Lisaks oleme välja võtnud tuuleenergeetika ala number 3, mis siis kattuks osaliselt sensitiivsete lindude alaga ja kuna tegemist on üsna väikse tuuleenergeetika alaga, siis sellest on protsessi käigus loobutud. 2021, kui planeeringu lahendus pani paika selgemini tuuleenergeetika alasid puudutavad lähtekohad, millised need tuulikupargid võiksid tulevikus olla, millised on tuuliku parameetrid ja kõrgused, tingis vajaduse täpsustada ornitoloogilist hinnangut. Selleks telliti ornitoloogidelt täiendav eksperthinnang, kuidas avamere tuulepargid kõrgusega umbes 300 meetrit võivad mõjutada lindude rännet, sest me teame, et linnud rändavad ka muudel aladel kui ainult sensitiivsed ja olulised alad. Ja selle uuringu käigus siis ornitoloogid täpsustasid oma varem antud hinnanguid ja tõid välja täpsemad meetmed ja soovitused järgmisele hoonestusloa tasandile, millega arvestada ja oma hinnangud. Olulisemad järeldused selles osas oli, et tuulikute kõrgusega ei kaasne olulist täiendavat mõju, vaid vastupidiselt, kui tuulikute kõrgus suureneb ja nad paigutatakse suuremate vahemaade taha, siis tuulikute kõrguse suurenemisega väheneb tuulikute arv ja seega väheneb enamus linnuliikide kokkupõrke risk tulenevalt nende suuremast paigutusest ja kaugusest vahemaast merealal. Kõige olulisemaks toodi seal välja, et enamus linnuliike siis kasutab lennukõrguse puhul vahemikku, mis jääb merepinna ja liikuva tuuliku rootori laba vahele ja selleks, et seda kokkupõrkeriski või barjääriefekti vähendada, on ornitoloogid soovitanud rakendada planeeringus meedet või tingimust, et tuuliku laba lubatud vähim kõrgus merepinnast on 25 meetrit ja seda ka kõrvaltingimusega, et hoonestusloa täpsemate uuringute käigus erinevas asukohas merel, kuhu siis tuuleparke kavandatakse, saaks vajadusel seda
vahemaad suurendada kas vajadusel 30 või 35 meetrit. Ja selleks on ornitoloogid öelnud välja, et nende 2 ala puhul on vajalik läbi viia vähemalt 2 aasta rändeperioodi hõlmav lindude radaruuring paralleelselt visuaalsete vaatlustega, mille alusel saaks siis hoonestusloa menetluse etapis ja seal läbi viida mõju hindamise raames juba anda täpsemad meetmed keskkonnamõju hindamise raames tuulepargi arendustele. Ja innovatsiooniala puhul ei peetud täiendavaid uuringuid hetkel vajalikuks, kuna ka innovatsiooniala on teistest kavandatavatest aladest oluliselt väiksem, et ei vaja eraldi rändesuundade ja rändekoridoride paiknemise täpsustamist. Eelmise aasta avalikustamisel tõusetus üsna tugev kalurite vastuseis tuuleparkide aladele. Kokku kattuvad kogu Eesti traalpüügialadest tuuleenergeetika aladega vaid 4,5%, kuid tervikuna tuuleenergeetika alade kattuvus traalpüügiga on 38%. Kui vaadata tuuleenergeetika aladel traaliga püütud kala osakaalu, siis kogu püütud kalast oli 2019. aastal see 7%. Seega kogu Eesti traalpüügisektorit arvestades ei ole majanduslik mõju oluline, kuid kohalikul tasandil on siiski mõju suur. Ja kuna nii traalpüügi kui ka tuuleenergeetika puhul on tegemist Eesti riigi jaoks oluliste majandusvaldkondadega, siis lahenduse leidmiseks tegime täiendavat koostööd Maaeluministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Viisime läbi küsitlusi tuuleenergeetika arendajate esindajatega ja ka traalpüügisektoreid esindava erialaliiduga. Kaardistasime erinevaid lahendusvõimalusi ja küsisime planeeringu kehtestaja Vabariigi Valitsuse seisukohta selles küsimuses. Ja Vabariigi Valitsus otsustas teha vaheotsuse 29. aprillil sellel aastal ja määrata osa tuuleenergeetika aladest reservi. Reservi määrati need, mis ühtivad ajalooliselt intensiivsema traalpüügialadega. Reservalade määratlemisel lähtusime viimase 3 aasta traalpüügi andmetest ja markeerisime traalitõmmete koordinaatide järgi nende koondumiskohad, arvestasime tuuleenergeetika jaoks minimaalset ala suurust, mis on siis majanduslikult otstarbekas veel arendada. Ja Vabariigi Valitsus otsustas siis, et reservalasid esmalt kasutusele ei võeta. Neid on võimalik kasutusele võtta alates 2027. aastast, kui teistel meretuule arendamiseks sobilikel aladel tehtud menetlusprotsesside käigus on selgunud, et nendel teistel aladel ei ole võimalik piisavas mahus meretuuleparke arendada. Mereala planeeringu protsess on olnud üpris pikk. Alustasime mais 2017 ja tänaseks oleme jõudnud kooskõlastamise ja avalikustamise perioodi. Avalikustamise periood kestab 18. maist kuni 18. juunini ja kõigil huvigruppidel on võimalik esitada materjalile ettepanekuid ja neid ootame info@fin.ee. Kõigile laekunud arvamustele ja ettepanekutele vastame kirjalikult pärast avalikustamise perioodi lõppu. Pärast seda toimub veel materjalide täpsustamine ja lõpplahenduse avalikustamine selle aasta sügisel. Planeeringu loodame kehtestamiseks esitada selle aasta lõpus.